kaitset natukene paremini kontrolli alla saada ja kindlasti mehe enda vaatevinklist ka see pool olulist rolli mängis, et mänguaega juurde tuleks, kuivõrd Paide eest tal esimese poolaastaga Premium-liigas väga palju neid minuteid ei tulnud ja pigem oma vormi duubelvõistkonna eest esiliiga B-s hoida sai. No, aga Indrek Ojamaa kvaliteet muidugi selline on, et 7. minutil see nurgalöök vasakalaga tuleb päris ette posti ja Kalevil korraks seal tekib klaarimisega või selle peale minekuga justkui küsimusi, aga saadakse pall kokkuvõttes suhteliselt valutult ikkagi kaugemale ära ja nüüd Tõuges, Vaher. Kõrge palliga kohe ettepoole Luka otsib. Siis see Karissalast sisse jooksnud Mihhailovit, aga hetkel Pamioko saab selle olukorraga hakkama ja lööb palli üle küljejoone. Vaher. Zappinen. Tullakse talle korralikult selga, aga lõpuks ikkagi tundub, et ei saa siis midagi ja Weinstein nopib palliga. Erinevad noortekoondised samuti aastate jooksul esindanud, nii et kui vahepeal justkui võis tunduda, et Eesti mõistes on juba tegu unustatud nimega, kuivõrd tal neid välismaa aastaid väga palju kogunes, siis nüüd on mees tagasi ja valmis Florat siin järelenud mängudes kenasti aitama. Flora Kalevi seisuga 4-0 ja seejärel A. Le Coq Arena'l seisuga 3-1, siis ja tõesti parim saavutus, mida Kalev nende 2 mänguga suutnud teha on värava löömine Flora vastu, aga hetkel ollakse sellele punktile lähemal, kui Helviiki madistati. Seejärel tõesti ja kõik duellid Florale kuulunud on. Rauno Allikult parema jalaga peale lööks, võtab rikošeti ja nurgalöögi Flora. Ütles Flora teine kapten Erko Joone Tõuges eelmisel nädalal mängujärgses intervjuus Kuressaare vastu ka, et Kreida liitumine kindlasti siin väga positiivse tooni võiks anda ja parimisega elu natukene huvitavamaks teha. Luka enne otsa joon palli ära peab päästma. Zappinen ja Pamioko duell järjekordselt lahti rullumas. Esimesel poolel nägi neid selgelt rohkem kui teisel kolmveerand tunnil. Nähtud on Zappineni töö. 8-kordne Eesti meister ja neid aastaid tervikuna Premium-liigas kui Flora eest juba niivõrd palju kogunenud on, et tõesti siin tavamusi igasse hooaega, igale maitsele jagunud mänge ja väravasööte ja kõike muud samuti. Kohtumisele juurde tulemas on. Lukalt kõrge pall ettepoole. Nüüd on Lepik see mees, kes Pamiokoga võidelda saab. Nii palju, kui seda aega veel järel on. Hetkel tuli Pamioko sellest olukorrast võitjana välja. Weinsteinil läheb jalgpalli alt natukene Kuraksin. Mihhailov kaasa lültub, sööd sinna penaltipunkti lähistele ka ja Lepik on pikali.